tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel olla teie ees videoga, mis on siis nüüd selline huvitav ladumine, mis puudutab siis nüüd meie uut 12 loomamärgi või päikesemärgi oleks võib-olla õigem öelda, uut aastat, mis siis omakorda tähendab seda, et saabumas on punase tulihobuse aasta, mis tegelikkuses saabub siis 17. veebruaril. Ja kasutan siis nüüd kohe kõigepealt võimalust anda teile teada üks väga hea uudis. Ja see on nimelt see, et Pärnu konstellatsioonide töötuba ja koostöös Tähtede ja Pärlite heade kolleegidega oleme võtnud nõuks teha tulihobuse aasta vastuvõttu glamuurse ürituse. Miks glamuurse seekord? Kuigi me oleme teinud igal aastal neid üritusi, siis seekord sellepärast, et see peab tulema koos vilede ja tuledega, koos sära ja sädelusega. See peab olema ääretult äge, kihvt üritus. Ja seda eelkõige selleks, et teie uus aasta, mu head vaatajad, kuulajad, lähekski mõnusa hooga, tempoga ja just nimelt selles suunas, kuhu te tahate, et ta läheks. Ja ma rõõmustan teid sellega, et ma annan teada, et veel on kohti tulehobuse aasta vastuvõtule. Ja kui sa nüüd ruttu vaatad selle video ära ja leiad, et sina tahad sinna kindlasti kohta saada, sest seal me teeme ennustusi järgmiseks aastaks, meil on glamuurne kihvt show sellel aastal, meil on veel üllatusi, meil on loosid, üks asi, mis me kindlasti välja loosime, on üks tasuta isiklik töö, konstellatsioonitöö. Ja seal on veel üllatusi, seal on veel loose, auhindu, kingitusi, ennustusi. Nii et see on üks äraütlemata vahva üritus 17. veebruaril 2026. aastal. Ja mõistagi on see Pärnus ja mõistagi ta on väga kihvt ja äge üritus. Nii et kes sa seda ladumist nüüd vaatad, paratamatult sa said selle olulise informatsiooni teada, sest muidu sa ei oleks juhtunud seda videot vaatama, kui sul ei oleks seda informatsiooni teada vaja olnud. Nii et nüüd nibin-nabin ruttu, kui see sind kõnetas, siis video lõpus ja nagu kõikide minu videote lõpus on minu isiklik kontakt. Ja kui sa veel tahad minu tegemistest rohkem teada saada, nagu ka sellest tulihobuse aasta vastuvõtust, siis loomulikult sa saad seda teha, kui sa lähed minu kodulehele www.constellation.com ja sealt sa saad kõik minu koordinaadid, minu tegevused ja kõik minu ka kokkusaamise võimalused ja kontaktid. Nii et hetkel ma tänan sind, et sa kuulasid selle olulise informatsiooni ära ja järgmiseks ma siis teen ennustuse selleks samaks algavaks tulihobuse aastaks nüüd kõikidele päikesemärkidele. Ja loomulikult on see ju ikkagi meelelahutusliku sisuga ja mõistagi ei ole vaja siit otsida punkt punktilt mingisugust ettekuulutust, vaid see on kindlasti osa sellest, mida sinu alateadvus tahab sinule edasi öelda. Ja kui sa juhtud seda videot vaatama mingil muul ajal, kui see tulihobuse aasta on juba alanud ja vastu võetud, siis see tähendab seda, et sa pead ikkagi kuulma seda sisu, mis siit praegu tuleb. Nii et moel või teisel oled sa ikka õiges kohas alati, kui su nupp vajutas või su näpp
sõrm vajutas nupule vaata. Nüüd aga head mõnusat vaatamist. Tere, mu head hamburid. Rõõm teiega kohtuda. Ja vaatame, mida ütlevad kaardid. Kõigepealt kipperist äratõuke positsioonina selle kohta, et mis on see, millest hakkab hargnema hamburite tulihobuse aasta lugu. No nii, väga põnev, väga põnev. Hamburid, te olete töökad ja tublid. Ja teil on praegu 2 suunda. Üks on see, et te saate hobuse aastal ühe väga ägeda kingituse. Ma nüüd ei tea, kas see on siis 17. või 8. või 6. või olete te ise 34-aastased või midagi nüüd on seoses. See võib olla seotud tööga, mingisugune kingitus, edutamine, preemia, mis iganes, aga ei pea olema. Need võivad olla täiesti erinevad aspektid, ehk et te ka töö mõttes peate pöörama siis sellel aastal oma töistele asjadele tähelepanu. Et tuleb suhteliselt töine aasta, aga see ei jää tasuta. Ei jää tasumata nii-öelda, selle eest tulevad mitte ainult töötasu, vaid tulevad mingisugused ekstra kingitused või saate te kelleltki endale mingisuguse väga hinnalise kingituse. Vaatame, mida ütleb kuldne taro siia juurde. Ja nagu ikka alati on, et ega siis ainult plusspoole pealt ei saa me asju vaadata. Ilmselgelt me peame vaatama neid aspekte kõiki käsikäes kaaluma. Ja praegu on niimoodi, et teie kingitus tuleb vist tasuks selle eest, et te saate paljastada või paljastate mingisuguse pettuse kuskil. Ja see on mingisugune 7 seotud, kas see on kestnud mingi 7 päeva või nädalat või ma ei tea, 7 minutit või 7 tundi, ühesõnaga te saate kuskile millelegi jälile. See suure tõenäosusega see on tööga seotud ja siis te saate selle eest mingisuguse preemia või kingituse. Ja veel tundub, et noored inimesed, noored hamburid nii-öelda, on ka selles mõttes väga töised, väga tegijad, et teie liigute palju ja tundub, et te liigute ka ühest kohast ära, mis võib ka olla nii, et te vahetate töökohta. Et tundub, et see võib olla ka niimoodi, et te näiteks saate mingisugusele pettusele jälile. Ja siis te leiate, et ei taha enam selles töökohas olla ja te vahetate töökohta näiteks. See variant võib nagu väga vabalt siin, üks 30% inimestest, kes meil on siis nüüd siin kärbsekene on tulnud. Et 30% inimestest võib selline dünaamika siin täitsa olla. Tegelikult on selline asi, et lisaks sellele, et te saate mingisuguse preemia või mingisuguse tähelepanu, te saategi häid uudiseid igasuguste tööalaste projektide. Teil ongi nagu töökaardid, vaadake, eks ju. Et see 3 ja 4 on ka 7, siis on 17, siis on see 7, kus te paljastate, eks ole, midagi või kedagi. Ja kus te siis saate häid sõnumeid kõikide olukordade kohta, kus siis nagu vajatakse läbirääkimisi, vajatakse võib-olla teie abi.
jällegi sõnumid, pakilised e-kirjad, telefonikõned, noh, kõik see on nagu, panevad teid tööle, teid nagu rakendatakse ja ühesõnaga noh, teil nagu tööpuudust sellel hobuseaastal absoluutselt ei tule. Aga üldine õhustik tegelikult vaatamata sellele, et te mingisuguse pettuse jälile saate, ikkagi nagu räägib sellest, et te olete nagu usaldusväärne isik ja õhustik on ka seal usaldusväärne. Ja te olete selline loova ja kreatiivse mõtlemisega inimene, kelle nii-öelda teeneid mitte ainult ei vajata, vaid ka kelle vastu on usaldus. Et kui me räägime selle pettuse kaardi kõrvale siia, et siis teie vastu on väga suur usaldus iseenesest, eks ole. Et kui te isegi nagu, kui te olete näiteks mingisugune hea sõnaseadja, siis kes on kaalunud kirjutada raamatut, tamburid, siis praegu on väga soodne hetk selleks. Et see sau võib olla nagu kirjutusvahend, millega te saate siis kirjutada mitte ainult tööl ja mitte ainult tööasju, vaid minu pärast ka raamatuid kirjutada. Te võite olla väga head turundusspetsialistid, müügimehed, näitlejad, meeskonnamänedžerid, projektijuhid. Ühesõnaga kõik rollid, mis nõuavad nagu isiksust ja häid suhtlemise omadusi, sest see sauade baas, ta ongi selline usin töötegija, no ega ilma asjata ei tulnud sealt kipperist see töö tegemise kaart välja, eks ole. Et see on nagu valdavalt teie dünaamika siin hobuseaastal, et te oskate teisi mõjutada, aga samal ajal te olete hamburitena natukene nagu kärsitud ka. Ja vaat siin ongi seesama hoiatuskoht, et ärge kergekäeliselt hakake kuskile ära liikuma. Eks ole, et pigem kui te ei ole rahul, siis väljendage ennast, aga ühesõnaga ärge siis kohe kippuge ära minema, et teie hoiatus on nagu see, et kui te teete, rapsite ja rööprähklete ja te ei saa nagu tunnustust, siis te mõtlete, et te lähete hoopis ära. Ei, ärge minge ära, et pigem oodake see kingitus ära. Ja teine asi, te olete väga, ma ütlesin, et siin oli juba, ma rääkisin ära, et te olete väga hea teiste õpetaja ja projektijuht ja aitaja, aga teil endal tuleb ka keegi abiline, keegi, kes põhimõtteliselt on teile nagu väga toeks, on ju. Et kas isa või mingi ülemus või siis kui me ei räägi isikust, siis me räägime sellest, et see töö, mida te teete, hamburid, see tasub ennast ära. Te saate nagu oma rahaasjadega nagu, ütleme niimoodi, rahuldavas võtmes sina peale. Et siin ongi nagu see, et see on selline maine, see müntide kuningas ja ta nagu põhimõtteliselt aitab teil nagu raha ja omandiga seotud asju edendada nii, et te naudite edu, te naudite mugavust. Lisaks ta annab ka seda teada, et kui teil oligi see konflikt, mingisugune paljastamine, kellegi paljastate, eks ju, siis tegelikult müntide kuningas ütleb, et konfliktid leiavad ka lahenduse ja suhetes pakub müntide kuningas turvalisust ja truudust. Nii et igatepidi nagu väga sellised positiivsed kaardid iseenesest ja vaatame, mida siis Jura oraakel siia juurde ütleb teile, hamburid. Mida Jura oraakel, no vat, palun, mis ta ütleb siis? Ja imetabane Jura oraakel kohe täiendab. Mida ta ütleb? 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Ehk ära kiirusta otsuse tegemisega, samuti ära kiirusta sündmusi tagant. Et näed, hambur selline tuline, eks ole. Ja veel kord 7, 7, 7, 7
see 7 on kahtlemata üks märgilise nii-öelda tähendusega number ka, et selles osas tasuks ka tähelepanu nagu pöörata. Nii, tööd on siin, mis hirmus, tunnustust ka on hobuse aastal näha. Vaatame, mida ütleb armastuse ja ingli romantika ja armastuse oraakel hamburile. Kas peale töö tegemise, no natuke müntide kuningas ikka ütles, et kõike suhteid ka, aga vaatame, mida ütleb armastuse. Nii, siin on armastuses on väljakutsed ehk siis tead, mis on? Sina, kallis hambur, pead panema piirid paika. Sina pead panema piirid paika, sest sinul on vaja prioritiseerida oma piire. Sa oled liiga lubamises kogu aeg. Sa lubad kõikidele enda piiridesse sisse sõita. Sa oled alati abivalmis, sa aitad kõiki. Sind jätkub igale poole, aga tegelikult ei saa enne tulla sulle sellist armastust, kui sa ei ole ennast nagu kehtestanud. Ja kui sa oled liiga selline andev kogu aeg, siis tegelikult on niimoodi, et sa annadki ennast nagu tühjaks. Ja siin teine kaart ütleb kohe, et aga puhka. Et tegelikult leia siis nagu väikestes asjades rõõme, et sa saaksid ennast ka nagu välja puhata. Ja küll siis põhimõtteliselt tuleb ka armastus, et selle armastusega ongi nagu niimoodi, et põhimõtteliselt sa selle armastusega on kõik stabiilne. Müntide kuningas ütles ju, et inimsuhted, kõik, mis siin nagu on põhimõtteliselt. Et sellest tulenevalt siin ei ole nagu mingisugust erilist suhteaastat, nagu mõnel tähtkujul enne seda on olnud. Aga ta ütleb seda, et kui sa oled mingisugustes suhetes, siis on sul vaja puhata, sest see müntide kuningas pakub sulle turvalisust ja truudust. Ja teisest küljest siis ikkagi nagu armastus on selline ilus segadus. Et mõte siis selles, et sul on nagu mitmest kaardist tuleb läbi see, et kõik on nagu okei, aga sa pead natukene kehtestama oma piire. Et sulle inimesed sisse väga ei sõidaks, eks ole. Nii, ja vaatame, mis ütleb siis inglitaro siia nii-öelda veel täienduseks. Sinul on tulemas, muide, siin on 3 ja siin on 3 ja siin on ka 3. Et 3 on ka tähtis number. Ja siin ta ütleb niimoodi, et sinul on tulemas pulm, kooli lõpetamine või kellegi sünd. Nii et sellised sündmused on, kas nad on nüüd sinu enda elus või kellegi teise elus, eks sa siis seda näed, aga mingid pidulikud sündmused on ja lõpeb see asi nii, et sulle tuleb maailmakaart. Ja mida ütleb maailmakaart? Ta ütleb sulle seda, et sa oled teinud väga tublit tööd põhimõtteliselt. Sa oled teinud väga tublit tööd, rõõm, rahulolu, tänulikkus ja sa oled teel valgustumise poole. Ehk et tead, kallis hambur, siit tulebki see sama rahulolu ja küllus ja kingitus, et sinu pingutused kannavad tegelikult vilja. Ja päeva lõpuks ehk aasta lõpuks sa oled nagu väga õnnelik, väga rahul nii oma tööde tegemiste kui ka isikliku eluga. Vaat selline lugu sai siis hamburitele. Mina tänan ja tootem loomal unustan juba hamburitel ka ära. Kellelgi ma unustasin veel ära. Paneme selle tootem looma ka, kes teid siis nagu natuke aitaks meelde tuletada mõningaid asju. Muideks sa oled vana hing
ja sa lähed väga enesekindlalt elust läbi, et ma olen enne ka täheldanud, et hamburid lähevad kuidagi väga vabalt ja enesekindlalt läbi elu. Ja siin tuleb vastus, sa oled vana hing ja tegelikult on must jaaguar see tootev loom, kelle sa võiksid võtta endale sellel aastal appi, kas siis mingi ripatsi näol või mingi kaardikese näol või mingisuguse, ma ei tea, loomakese või lemmikloomakese näol. Et igal juhul sa oled hästi tegija ja siin on see meeldetuletus selle pantriga sulle, et tee ainult seda, mida sa nagu päriselt tahad, sest kui sa teed seda, mida sa päriselt tahad, vot siis sa saad küllust, kingitust, tunnustust, kõiki asju. Nii et veel kord aitäh sulle, kallis hambur, ja mina kohtun sinuga siis, kui sa ise seda soovid. Ja praegu ütlen rõõmsa nägemiseni.